Tere, mina olen Eerika. Täna on meil külas kliiniline psühholoog Karmen Vool, kes on spetsialiseerunud just reproduktiivpsühholoogiale. Head kuulamist! Inimese füüsiline tervis on seotud tema vaimse heaoluga. Lastetuse diagnoosist teada saamine on nii vaimselt kui füüsiliselt väga kurnav ja võib põhjustada pingeid ja stressi ning avaldada olulist mõju paarisuhtele. Sageli juhtub viljatusest teada saamine ootamatult ja see tekitab alati tugevaid ja vastuolulisi tundeid. Oluline on aga teada, et sa ei ole mitte kunagi selles protsessis üksi ja on alati võimalik otsida abi ja tuge. Meil on väga hea meel teatada, et Next Fertility Nordic on alustanud koostööd reproduktiivpsühholoogiale spetsialiseerunud kliinilise psühholoogi Karmen Vooluga ja Karmen on meil täna stuudios. Tere, Karmen! Tere! Nii tore, et sa tulid meile täna enda teemast laiemalt rääkima ja mind küll kindlasti huvitab ka teisi, et mis sind ajendas just õppima kliiniliseks psühholoogiks ja miks sa just valisid selle suuna nagu reproduktiivpsühholoogia? Ma loodan, et ma siin liiga pika sellest rääkima ajast. Mu enda jaoks on see teekond olnud hästi pikk ja hästi palju seoseid täis, aga põhimõtteliselt on see niimoodi, et psühholoogiasse sattusin ma lihtsalt puhta huvi pärast, sealt edasi kliinilisse psühholoogiasse läbi esimese kliinilise psühholoogia loengu, kus oli väga huvitav õppejõud. Avaldas sellist mõju, et tundsin, et jah, see on nüüd see teema, millega ma tahan tegeleda. Ja sealt edasi siis reproduktiivpsühholoogiale jõudsin ma ühest küljest läbi selle, et igapäevase töö ja kus ma nägin, et me saaksime tegelikult nii palju inimeste tervist hoida läbi ennetuse. Ja ennetus oleks juba see, et me vaataksime, mis keskkonnas me nii-öelda kasvame ja kellega ja mismoodi me siis nii-öelda kasvame. Ehk siis selleks, et meist kasvaksid terved inimesed, võiksid meid kasvatada terved inimesed nii-öelda. Pluss sinna andis juurde tõuke ka see, kui ma sain ise lapsevanemaks ja nägin, mis seal ümber kõik toimuma hakkab. Hakkasin paremini mõistma neid emasid, kes mul vastuvõttudel olid olnud ja rääkisid sellistest teemadest, mis tundusid vahepeal kõrvalt vaadates väga küsitavad, et kuidas saab olla, sa tunned ennast nii süüdi, kui tegelikult objektiivselt vaadates tundub kõik nii hästi, eks ole. Või kuidas võib olla see, et kuidagi, et emad ei suuda vahepeal välja tulla sellest lapsevanemaks olemise keskkonnast, kui tegelikult mingid võimalused selleks olemas on. Aga oma kogemus õpetab ja oma kogemus andis selle peamise tõukega, et see on see teemavaldkond, mis mind huvitab. Ja siis sealt hakkasin edasi minema. Aga kas selleks oli mingi eraldi koolitus, et just selle suuna koolitus ja kaua see kestis? Tegelikult on isegi niimoodi, et Eestis meil konkreetselt ikkagi seda eraldi nagu erialana ei ole ja üldse kliinilistel psühholoogidel on väga vähe sellist spetsialiseerumist, et pigem on ikkagi see, et mis ma kõik kokku olen saanud võtta nii-öelda, on iseseisvalt USA-st ja Kanadast, igalt poolt mujalt niimoodi ja läbi õpikute, läbi raamatute ja nüüd hiljuti veel läbisin siis, tegelikult oli mul seal juba kõik teada, aga selleks, et saaks ikkagi mingi paberi ka sellise, ma ei saa öelda ettevõte, aga see nagu ühendus või nagu Postpartum Support International koolituse, et pärast seda saab siis juba edasi nende kaudu konkreetselt veel spetsialiseeruda siis kas psühhoteraapiale või siis raviteekonnale. Milline on kliinilise psühholoogi vastuvõtupäev, et milliste teemadega sa kokku puutud? Oleneb, kus sa töötad tegelikult, et seal võib olla päris suur erinevus, et milline on eraettevõtte kliinilise psühholoogi päev ja milline on siis haigla psühholoogi päev.
ütleme siis niimoodi, kui mõtleme sellele, et mis ideaalis siis kliiniline psühholoog võiks teha, siis võiks olla seal niimoodi, et sul on teraapia kohtumisi, sul on hindamiskohtumisi, on ka uuringute kohtumisi ja noh, selleks, et saaks veel parimat abi pakkuda, siis ikkagi ka ravimeeskonnaga kohtumisi, see võiks olla üsna selline kirju päev ja paljude tegevustega päev, sest ka tegelikult kliinilise psühholoogi pädevus on üsna lai selles mõttes, et me osaleme tegelikult nii sellises ongi ennetuses, kui diagnoosimises, kui ravi tulemusliku jälgimises, et on mida teha, ütleme nii. Et seda järeltegevust on ka nagu hästi palju. Ja no eks ta muidugi natukene oleneb ka sellest, et mis selle koha ressursid on, kus see psühholoog töötab, et alati ei ole võimalik niimoodi pärast veel jälgida nii palju, kui tahaks, aga ideaalis me seda ikkagi teeme ja näiteks ongi haiglates ja tegelikult ka mitmetes erakliinikutes on see võimalus kutsuda inimene ka hiljem tagasi ja teha selliseid järelkohtumisi ja kui tarvis, siis mingeid korrektuure veel tema ravis või siis ütleme sellises terapeutilises ravis. Kui me räägime nüüd viljatusravist, et mis sa arvad, kas psühholoogiline nõustamine võiks olla viljatusravi üks osa? Sest me praegu enda praktikas näeme, et see on patsientide poolt pigem passiivne, et nad seda soovi nagu väga ei avalda, aga arstide seisukoht on jällegi see, et see võiks olla üks osa sellest viljatusravist, et kuidas sina seda hindad või mis sa arvad? See on üks väga huvitav koht tõesti, sest tegelikult kui ma olen siin sotsmeedias seda tööd veidikene teinud, teavitustööd ja sellist kaugemat toetustööd nii-öelda, siis ma näen seda, et viljatusravi läbivad inimesed vajavad tõesti seda psühholoogilist tuge. Aga kuskil see auk on ja tõesti, et nad kuidagi ei jõua sinna vastuvõttudele. Et kas võib olla see, et mõnikord ei olda teadlikud sellest, et need teenused olemas on üldse või on ikkagi veel seal stigmatiseeritus selle ümber, kuidas ma üldse küsin abi selliste teemadega näiteks või võib ka olla, et inimene ei tunne ära, et nüüd on see koht, kus ma vajaksin ravi näiteks, mitte ravi, abi tahtsin mõelda. Et ja noh, loomulikult võib ka olla see, et on kõik asjad korraga koos nii-öelda, erinevad mõjurid, aga iseenesest kui vaata seda, et milliseid protsesse inimesed loomulikult läbivad viljatusravi teekonnal, siis mulle tundub küll, et see võiks olla täiesti loomulik tavapärane osa juba see, et vähemalt korra käia näiteks seal nõustamises ära, et me saame vaadata, et kas on midagi praegu, mis tekitab mingisuguseid küsimusi või pingeid, kas on vaja mingit toimetulekumehhanisme või me võime vaadata, et võib-olla tulevikus tahad kunagi tagasi pöörduda, et inimene vähemalt teaks, et tal see võimalus on. Sest mõnikord on ju ka niimoodi, et see viljatusravi teekond algab hästi suure tuhina ja õhinaga, et nüüd on meil nagu võimalus, nüüd on hästi tore, aga kui tulevad tagasilöögid, et siis võib alles tulla tegelikult see psühholoogiline mõju sinna juurde. Oleneb inimesest muidugi. Ja noh, on inimesi ju, kes aastaid läbivad seda sama protsessi tulemusteta ja siis tekib see pinge ja frustratsioon ja suhted ju lähevad lahku või siis just tähendab suhete tugevnemisel võib-olla on see mõju nagu väiksem vaimsele tervisele, aga lihtsalt, et ka sinu mõte on see nagu ennetustöö pigem, et sellist murdepunkti nagu ei jõuaks kätte võib-olla inimese vaimse tervise mõttes. Ja ideaalis küll alati on see ennetus oleks kõige parem viis üleüldse selleks, et toime tulla taoliste probleemidega. Aga et jällegi, et oleks see võimalus ka see, et kui me varem ei osanud midagi ennetada või osa midagi ette näha, et siis hiljem saab ikkagi seda vajalikku tuge ja abi. Oletame, et sulle tuleb nüüd paar, kes on ärev, kes tahab tuge. Kuidas sa neid toetaksid? Ja oleneb hästi muidugi laialt ka sellest, et mis nende selline põhiprobleem või selline punkt nii-öelda on, et kas ongi konkreetselt paari suhtes asi või võib-olla on see, et ühe teise poole ärevuses või meeleolus on mingeid probleeme või on võib-olla midagi, kes teab mingit muud kolmandat üldse seal juures, võib-olla mingid hirme näiteks. Et vastavalt sellele, mis nendega toimub, vastavalt sellele me muidugi tegutseksime, aga see peamine idee on ikkagi see alati selle all, et me olenemata probleemist siis otsime üles, et mis ongi need mõtted, mis meil seonduvad selle olukorraga, selle problemaatilise olukorraga, et saaks vaadata, kuidas neid mõtteid saab ratsionaliseerida nii-öelda, kui siin me saab oma olukorda
suhtuda üleüldse teistmoodi, mis on juba vähem ärevust tekitav või võib-olla meeleolu langust leevendav, siis võib öelda. Ja teine asi, et õppida siis toime tulema teistmoodi nende asjadega. No hästi kliiniliselt öelda on see, et me käitume teistmoodi või meil on toimetulekuviisid teistsugused. Aga nagu põhiline idee on see, et me õpime ennast toetama ja teineteist toetama viisil, mis toimib tegelikult meie jaoks paremini. Et see tulemus saaks olla teistsugune, et emotsioonidesse konkreetselt nii-öelda nagu sekkuda ei saagi. Me ei saa öelda, et me saame ärevuse ära võtta või me saame teha niimoodi, et keegi ei tunnegi ennast kuidagi halvasti, aga me saame seda teistmoodi reguleerida nii-öelda. Et see tulemus on palju parem, et see üldine hakkama saamine selle kõigega on parem. Ma ise küll ei tea, aga ma pakun, et inimesed satuvad hästi palju stressi ja lähevad ärevaks sellest, kui neil on teadmatus olukorra ees või teadmatus, miks mingid asjad täpselt nii juhtuvad. Et kas seda teadmatuse võib-olla teadustamist äkki sa ka nagu oma töös inimestele või kuidas sa üldse nagu nende erinevate probleemide, kas sa tegeled nagu kaardistamisega või sulle näiteks pigem meeldib, kui nagu patsiendid nagu mees ja naispool või siis partnerid käivad eraldi näiteks sinu juures nõustamisel või kuidas sul tunne on, et kas sa nõustaksid neid pigem koos? Et teada saada siis nende teadmatuse nagu allikad, stressiallikad või siis sa pigem nõustaksid neid niimoodi individuaalselt või koos või kuidas sinu praktika nagu on, et mis paremini võib-olla toimiks? Eks ta on jälle üsna selline, et oleneb sellest paarist, aga jällegi ideaalis mulle tundub alati parem on neid asju teha koos. Sest tegelikult ju selles viljatusravis ja selles lapse saamise teekonnal ollakse ka koos ja kui ka mõnikord on see, et emotsionaalne raskus on rohkem ühel poolel, siis teisel poolel on võimalik paremini hakata teda mõistma ja paremini hakata teda toetama ja selleks on vaja, et ta seal juba juures oleks. Et mulle tundub ka, et meil ongi natukene liiga individualistlikuks mingisugused asjad läinud, et kui öeldakse, et kui sul on depressioon, siis sina otsi abi ja sina õpi ennast paremini toetama, aga meil oleks nii palju ressurssi veel mujalt kõrvalt ka tegelikult ja eriti veel sellises asjas, mis ongi viljatusravi, kus ongi enamasti on ju paarid, muidugi saab üksi ka, aga enamasti on paarid, siis seal oleks väga suur ressurss sellel paarilisel siis, kes saab aidata seda poolt, kes võib-olla natukene rohkem hädas on nii-öelda. Ja teine asi on tõesti, et kui on ikkagi juba seda paari ennast koos hakanud see kõik mõjutama, mis toimub. Sest tegelikult ju need viljatusravi psühholoogilised mõjud võivad olla erinevad, ongi jällegi meeleolu ja enesetunde juures, aga ka üldse see paari suhtega rahulolu, seksuaalsus, kõik muu selline juurde sinna. Kui on paaris asi juba, siis niikuinii võiksid nad koos seal olla ja vastutust jagada ja koos õppida paremini toimima. Et jällegi siin ka tundub, et sageli on see, et paaride juures ka üks pool on kuidagi palju aktiivsem, normaalselt niimoodi nii-öelda on palju aktiivsem, kes siis saab aru, et mingisugune probleem siin on, kes võib-olla harib ennast sellel teemal, kes püüab mingit lahendusi leidma ja siis hakkab teisele tutvustama, et näed, mulle tundub, et meil on siin probleem, et me võiksime neid ja noid asju teha. Aga see on jällegi nagu selline ju, kas ma ütlen, see on jälle vastutus ühel poolel üksi ja üks on justkui õpetaja teisele, kui tegelikult me ju võrdsed kaaslased, võrdsed partnerid, vastutus võiks olla mõlemal ja see selline töö nii-öelda võiks olla mõlemal. See omakorda jälle suurendab rahulolu suhtega ka, kui me koos teeme neid asju, kui ma näen, et minu partner on päriselt siin asjas nii-öelda olemas ja kaasas minuga, seda rohkem ma selle suhtega rahul olen ka. Viljatusravi üldse, paar ju ikkagi nagu otsustab seda, kui laiale ringile ta seda jagab, et kas nad jagavad seda ka oma vanematega, õdede, vendade, tädide, onude, kellega iganes, ka näiteks lastega, kui neil on eelnevat lapsi, aga nüüd nad tahavad veel. Et mis sa arvad, mis on kõige paremad viisid nagu seda paari toetada, kui sa tead, et näiteks su heade sõprade seas on inimesi, kes võib-olla, kellel ei õnnestu see lapse saamine? Kõige parem lähenemine siin on see, et pakkuda inimestele, mida nad vajavad. Ehk siis võibki täitsa otse küsida, et ma mõistan, et sul võib olla praegu selline keeruline periood elus ja ma tahaksin väga sulle toeks olla, palun anna mulle teada, kuidas ma seda teha saaksin.
Ja siin juures me muidugi peame jah siis usaldama, et see teine pool on piisavalt avatud ja aus ja suudab öelda, mida ta soovib. Et jällegi mõnikord võib olla ka see, et selles suures aitamistuhinas võivad inimesed asju natukene valesti teha nii-öelda, mitte tahtlikult üldse, mitte kuidagi pahasti mõelduna, aga lihtsalt see, et mulle tundub, et mina tahaksin näiteks praegu seda, et mulle iga päev helistatakse, aga võib-olla see inimene ei soovigi seda. Et väga kena, väga armas, väga toetav, väga viisakas nii-öelda oleks see, jõud küsida, mis on, mida sa tahad ja siis anda seda, mis inimene tahab nii palju, kui sa saad seda anda. Muidugi probleem siin on selles, et siis kas see teine pool ütleb päris ausalt, mida ta seda vaja on, aga vähemalt on tal olemas see teadmine ja see ütleme kinnitus, et mul on neid inimesi, kelle käest ma saan küsida tuge, kui mul vaja on. Et selline peale sunnitud abi on ilmselt mitte just kõige õigem mõte, et kui juba on näha, et sellised seal tekib mingisugune tõrge, siis tasub kohe ilmselt ka tagasi tõmmata, et absoluutselt. Ei ole mõtet siin hakata pilli lõhki ajama. Ja kindlasti. Ja, et sa eeldad, et kellelgi on kindlasti nüüd ta tahab sinuga mingitest teemadest rääkida, et see initsiatiiv peab ikkagi tulema võiks tulla, tähendab selle abivajaja poolt. Ja miks mitte vahepeal teha ka selliseid lühikesi nagu selliseid uuesti teavitamised. Võib-olla on see, et see teine inimene ei ole ikkagi pöördunud su poole, keda sa tahad aidata siis nii-öelda või toetada ja öelda jälle uuesti, et kuule, kui sul on tarvis, siis ikkagi tule räägi. Sest jällegi võib olla see, et selle protsessi sees mingist muust hetkest hakkab sellel paaril see võib olla keeruline ja siis tundub, et kuidas ma nüüd lähen appi otsima, ta juba ammu ütles mulle. Et on väga okei ise ka vahepeal uuesti üle küsida, kas nüüd on midagi, mida ma teha saan, aga tõesti austades siis nende piir, et ongi, et ma ei tule siia sekkuma, kui mind vaja ei ole. Ja veel, mis mul tuleb kohe praegu pähe, see oleks väga hea, millest hoiduda on kõiksugu sellised nagu tühjad lohutamised ja tühjad lootuse andmised, et küll ikka õnnestub ja järgmine kord kindlasti saate ja selline, et annad veel lootust ka sinna, kus inimesed võib-olla ei taha seda kuulata ja võib-olla üldse ei õnnestu, on ju. Et siis jah. Just, see üks, et ta võibki anda vale lootust teinekord inimesele ja vahepeal võib-olla ka see, et tegibki see tunne, et kuidas sa saad mulle sellist asja üldse lubada, et sellegi mõjub hoopis vastupidiselt sellele, millena seda mõeldud oli. Või siis vastupidi, et mõnikord ma näen ka seda, et öeldakse hoopis sellised asjad, need lapsed ei olegi kõige tähtsam asi maailmas. Selle paari jaoks ju on, kuidas sa saad talle öelda, et ära muretse, vahet ei ole, mine edasi, kui tema elu unistus praegu on see laps saada. Et väga tuleks vaadata, et mida sa ütled sellele paarile siis. Et jällegi mitte see ei tähenda seda, et me kõnnime nagu munakoortele ümber nende, aga lihtsalt natukene enne läbi mõelda, et mis on see, mis päriselt on praegu toetav, mis päriselt praegu võiks teisele midagi anda ja mis on see, et ma nagu justkui rohkem enda lohutuseks või nagu enda ärevuse mahavõtmiseks ütlen teistele. No mul isiklikult, kui keegi ütleb mulle, et ära muretse, siis see on punane rätik minu silmades, ma lähen veel rohkem muresse, veel rohkem närvi, et ilmselt tuleb osata seda aega valida, öelda õiget asja õigel ajal või siis üldse midagi mitte öelda ja olla lihtsalt selle inimese jaoks olemas. Et ma olen sinu jaoks olemas, kui sul on vaja, siis sa helista mulle või kuidas iganes kirjuta või. Aga millised märgid võiksid viidata sellele, et patsient, kui ta läbib nüüd viljatusravi, et tal oleks vaja psühholoogilist nõustamist lisaks meditsiinilisele abile? See on selles mõttes tõesti keerukas koht jällegi, et teise pähe me ei saa kunagi näha, aga et kui on selline mulje jääb temast, et võib-olla tuleb juba mitmendat korda, tundub, et on kuidagi järjest kuidagi murelikum või kuidagi kuidas ma ütlen, et tundub, et on järjest kuidagi nukramaks jäänud või ei suhtle enam nii palju või mis iganes muud näitab, et mingi muutus temas on. Siis võib juba küsida, et kuidas sul läinud on, kas sa tahad millestkist rääkida näiteks, et jällegi me ei ole väga kindlaid asju, mida me saame universaalselt öelda iga ühe juures, et nii, nüüd ta ilmselt peaks kuhugi minema, aga et kui endal see tunnetus on ja mingi kontakt on selle inimesega juba tekkinud, kui tundub, et seal juures, et midagi on praegu tema juures oluliselt teistmoodi olnud, siis pakuvad võib-olla seda tähelepanu. Sellegi inimestel on sageli päris raske endal välja öelda, et
et mulle tundub, et mul praegu siin oleks seda abi vaja või et mulle tundub, et võib-olla ma olen sel teemal liiga palju muretsema hakanud. Et on väga kena, kui see tähelepanu tuleb ka väljastpoolt. Jõudsimegi selle järgmise punktini, mida ma tahtsin küsida, täpselt nende, kuidas seda tasakaalu paremini hoida. Noh, ilmselgelt see ei aita, et sa ütled inimesele, et ära põe ja kõik läheb mööda ja noh, et see ei aita. Aga on sul endal mingisuguseid lihtsaid võtteid, kuidas paremini tasakaalu näiteks hoida? Kuidas ka paari suhtes võib-olla paremat nagu balanssi saada? Ma nüüd kardan, et ei ole väga lihtsad jällegi. Kõik nõuab nagu sellist tööd tegelikult see psühholoogia maailmas, aga see põhiline idee oleks jällegi see, et me lubame kõigepealt endal tunda, mida me tunneme. Sest jällegi inimesed ju kipuvad natuke nagu demoniseerima neid negatiivseid tundeid, aga negatiivsed tunded on täiesti normaalne osa elust. Ja kui mul ongi parasjagu keerulisem aeg elus, on normaalne, et ma tunnen ennast kehvemini. Et seal juures lubada seda raskust, mis parasjagu on, aga mitte siis nii-öelda jääda sinna. Ma tunnen ära, mis ma tunnen ja see on normaalne, see on okei, aga ma luban endale kõike muud siin elus ka veel toredat, mis siin annab veel teha. Et võimalikult palju püüda jääda ikkagi oma muude tegemiste juurde nii palju kui saab. Võimalikult palju tähelepanu siis pööratagi oma sellele paari suhtele, koos jätkata mingite muude toredate asjade tegemist ka. Peale selle, et me käime koos viljetusravikliinikus näiteks. ja jätkata oma sõbrasuhetega, mille iganes muuga. Pluss on võimalik õppida toime tulema oma negatiivsete mõtetega või siis võib-olla leidagi uusi selliseid emotsiooniregulatsiooni viise. See on jälle see sõna tegelikult, ma kujutan ette, et see oli kõige parem siin, see, mis endal pähe tuleb kohe, aga see, et leida paremaid viise, kuidas oma tunnetega hakkama saada siis. Mitte neid maha suruda, mitte neid kustutada, mitte neid kuidagi nägu teha, need ei ole olemas, aga lihtsalt nendega tegutseda natukene paremini niimoodi, et ma saan tunda ennast pärast paremini. Et siin sellist ühtset lihtsalt vastust jälle ei ole, see ongi kuidagi keeruline siin, et tahakski anda sellist nagu väga lihtsaid mõtteid, sest ma saan, et seda inimesed tegelikult ju ootavadki tavaliselt, aga need väga lihtsaid lahendusi ei ole enamasti. Seda saab hästi laialt öelda, et võimalusi on ja kõike saab teha, aga ei ole ühte pisikest kindlat asja, mis absoluutselt kõigile sobib ja kõigile meeldib ja kõik heaks teeb. Et jah, ilmselt kommunikatsioon on ka üks osa sellest, et kommunikatsioon oma arstiga, oma partneriga, viljetusravikliinikus, nii väikses nagu meiega ilmselt erinevate osakondadega, et ka õdedega ja ämmaemandatega samamoodi. Jah. Ja kes sinu vastuvõtule võiksid tulla siis? Kas online kohtumisi ka teed? Jaa, esialgu ongi plaanis veel ainult online kohtumised, aga on plaan ja lootus, et ehk see laieneb millalgi ikkagi näost nägu kohtumistele ka. Aga vastuvõtule on oodatud tegelikult kõik viljetusravikliinikusse tulevad patsiendid, olgu nendeks doonorid, olgu nendeks viljetusravi ravil olevad siis inimesed, paarid, kes iganes puutuvad tegelikult nende teenustega siin kokku. Igas erinevas etapis, kui näiteks patsient tahaks alustada oma IVF-i teekonda hoopis psühholoogilise nõustamisega näiteks? See kõlab nii hästi, jah. On ju, et kui näiteks ta teab, et tal raudselt on mingi plokk, ma tean seda patsientide pealt, ma küll otseselt nendega ei tööta ravi käigus enam, aga ma olen näinud seda, et kui sa ikkagi see frustratsioon, kui sa ise hakkama ei saa, et sul ei õnnestu endal rasedaks jääda, et see on olenemata vanusest, olenemata soost. Juba see tegelikult vajaks juba mingit tuge juba eos selle mõttega hakkama saada. Ja põhimõtteliselt nõustamine siis igas etapis olevatele patsientidele või doonoritele, on ju? Täpselt nii. Ja kas ka peale näiteks edukat
ravi võiks sinu juurde tulla nõustamisele? No ma näeksin seda küll nii, et see võimalus võiks olla tõesti võimalikult pikalt nagu läbi selle, sest võib ka ju täiesti olla, et juba näiteks raseduse ajal või isegi pärast lapse sündi kerkivad mingisugused uued teemad esile ja see on täiesti okei, kui nad kerkivad esile, aga et ka siis oleks see toe ja abi võimalus olemas, oleks väga kena. Ja kui pikad sul vastuvõtud on? Tund, pool tundi või mis see optimaalne aeg võiks olla? Kuskil 45–60 minutit ja paaridele tavaliselt ikkagi on see pikem see vastuvõtt kuskil 90 minutit enam-vähem. Nii et online'is ja tulevikus ka võib-olla silmast silma. Ma väga loodan, jah. Ja aitäh, Karmen, et sa tulid meile täna rääkima ja loodame, et igaüks leiab endale täpselt selle abi, mida tal on vaja. Aitäh. Ja suur tänu.